Maapiirkondade lõplikust tühjenemisest päästaks bussiliikluse kaasajastamine ja inimeste sõiduvajaduste arvestamine. Üheks tahuks oleks Keskerakonna arvates tasuta ühistranspordi sisseviimine üleriigiliselt. Riigikogu liikme Siret Kotka arvates oleks selleks vaja leida 13 miljonit eurot aastas, just nii suur summa kuluks dotatsioonile. Rakvere teatrimajas toimub homme arvult 13. omavalitsuse foorum ja seekord on tõsiselt fookuses tasuta ühistransport ja palusin üritusest rääkima Riigikogu liikme Siret Kotka. Tere õhtust! Tere õhtust! Miks on vaja rääkida tasuta ühistranspordist üleriigiliselt? Ma arvan, et seda on eelkõige vaja sellepärast rääkida, et inimesed usuksid, et seda on võimalik teha. Ja tegelikult kui ma olin Tallinna abilinnapea nõunik ja kureerisin transpordivaldkonda, siis ma tegelikult nägin, kui lihtsalt on seda võimalik teha ja see, et maakonnasisesed liinid võiksid olla juba homme näiteks tasuta, on lihtne samm riigil teha ja see on täiesti võimalik. No kes homsel foorumil Rakveres ettekannetega esinevad? Kahtlemata on kohal Tallinna linnapea Edgar Savisaar, kes räägib oma kogemusest Tallinna linnas, aga ka välisriigid, näiteks Avesta linnapea Isakson, kes on Rootsist, või siis Poolast on Sompki linnapea Bergovski, kes samamoodi kus on tasuta ühistransport ja räägivad, kuidas nende linnades see toimub. Aga kahtlemata on ka teisi erakondi, et nad saaksid oma mõtteid avaldada ja öelda oma seisukoha välja, kas nad siis toetavad, et üle-eestiliselt võiks tasuta ühistransport olla või mitte. Siin minu käes on ka homse ürituse buklett tasuta ühistransport Eestis, niisugune kena värviline ta näeb välja ja siin on siis toodud selle ürituse kohta ka märksõnadega kogu informatsioon, miks ta kasulik on ja kõik, kust see raha tuleb. Aga teeme televaatajale ka, et kui me tasuta ühistranspordist nüüd räägime, kas praegused vedajad üldse on huvitatud sellest tasuta ühistranspordi käivitamisest? Ma arvan, et on küll, et selles mõttes, et ega siis nemad kuidagi ei kaotaks. Täna on niimoodi, et 70% juba riik doteerib neil ja lihtsalt oleks vaja puudumine 30% leida. Keskerakond tegi eelmisel aastal riigi eelarvesse ka ettepaneku, kus see raha leida. See vajamine üle-eestiliselt on see ainult 13 miljonit eurot umbes. Ja ega siis ettevõtjad mitte kuidagi ei kaotaks. Pigem on see just vastutulek inimesele, maainimesele, et ta saaks maakonna keskusesse sõita tööle või siis kas või arstile, millest täna tegelikult võime arvata, et pileti niimoodi ostmiseks raha napib inimestele, et seda kõike teha. No, kui kättesaadav üldse bussitransport meil maakondades on? On palju diskuteeritud selle üle, et kas maakonnasisesed liinid, kuidas nad sõidavad ja kuidas graafikud on. Kahtlemata tuleb graafikud üle vaadata, sellepärast et sellised anomaaliad on kindlasti olemas. Aga kui me räägime maakonnasisesest transpordist ja ühistranspordi selle vajalikust, siis kahtlemata see on väga vajalik ja kui me teeme selle tasuta, siis ei sõida ka seal 5 inimest sees, nagu me täna tihtilugu näeme, vaid ma arvan, et väga paljud inimesed hakkavad kasutama seda võimalust, et kuskilt külast või alevikust sõidavad maakonna keskusesse ja saavad seal tööl käia ja õhtul sõidavad koju, sest toon näite kas või enda koduvallast Väike-Maarjast, mis asub Lääne-Virumaal. Nad ütlevad, et jah, läheks Rakveresse tööle, aga et kuna nad saavad miinimumpalka, need inimesed seal, siis nad sõidavad kogu oma palga põhimõtteliselt maha ja seetõttu nad ei lähe Rakveresse tööle, on töötud. Et ma arvan, et tasuta ühistransport on vajalik maaelu arendamiseks, et meil ei oleks ääremaastumist ja selle nimel tuleb tööd teha. No ääremaastumine, see puudutab võib-olla Kagu-Eestit rohkem, aga mis te arvate, kui nüüd see ühistransport tasuta teha, kas bussid saavad siis olema täis, hakkavad inimesed rohkem sõitma praegusega võrreldes? Ma arvan küll, et hakkavad rohkem sõitma kindlasti. Maapiirkondades kindlasti inimesed hakkavad rohkem sõitma.
Aga kas bussid hakkavad sõitma ka inimeste soovide järgi? Kas muutuvad sellega seoses siis ka busside graafikud, et need bussid hakkavad liikuma inimesele soovitud ajal, mitte nii nagu praegu, et võib-olla see buss tuleb hommikul, aga mul on vaja minna lõunal, võib-olla hoopis õhtupoolikul, näiteks maakonnakeskuses ma seda ei saa? No bussigraafikud on oma ajale tegelikult jalga jäänud ja tegelikult tuleks nad üle vaadata, nii et inimene saaks ikka hommikul tööle minna ja õhtul saaks töölt koju tulla. Ja see on kahtlemata kõik maakonnad tegelikult tuleb selles mõttes üle vaadata, et siin ei ole nagu küsimust. Küsimus on lihtsalt see, et kui me oleme need graafikud üle vaadanud ja see on tasuta, siis mina olen arvamusel ja veendumusel, et inimesed hakkavad seda kasutama ja see on tegelikult väga õige lähenemine 21. sajandil Eestis. Aga see on mõttekas näiteks võib-olla paralleelselt panna liikuma buss ja rong, et Eestis on ju tegelikult neid piirkondi, kus nüüd juba rongid sõidavad palju kiiremini ja tihedamalt, et võib-olla ei pea seal siis olema nii, et rong ja buss korraga, et kas see logistiline pool saab olema läbi mõeldud? No kahtlemata tuleb seda logistikat vaadata, sest ma võin tuua ka näite sellest, et on kohti, kus samasmoodi Tapal näiteks ma tean, et on pandud ekstra selle jaoks buss käima, et buss viiks inimesed rongi peale, aga tegelikkuses on niimoodi, et rong väljub 5 minutit varem, kui buss jõuab kohale. Et see tuleb tervikuna nagu üle vaadata, aga veel kord inimeste jaoks on see kindlasti väga kasulik ja aitab neil rahakotis natukene säästa, et nad saaksid toimetada ikkagi maal. No on teil andmed ka, millised maakonnad idee vastu on huvi ilmutanud? Noh, eks me homme saame seda kuulda, aga ma ise arvan seda, et kui ma olen suhelnud teiste parteidega, siis ega eravestluses nad kõik toetavad seda ideed ja ütlevad, et see, et me üldse maal suudaksime elu hoida ja töökohti, et inimesed ei sõidaks üle lahe kohe Soome või Rootsi, et see on väga õige idee. Nüüd küsimus on lihtsalt see, et Keskerakond on väga jõuliselt selle idee võtnud enda kanda, enda ellu viia ja enne valimisi päris mitmed parteid lihtsalt avalikkuselt ei saa seda väga toetada, et küll eraviisiliselt seda teevad. No Lääne-Virumaal on asja vastu vist huvi ilmutanud, kui ma ei eksi, Rakvere abilinnapea Rainer Miltrop, et tema on väitnud, et see idee vajab nagu kaalumist ja ma tean, et 2009. aasta kohalikel valimistel IRL käis Tartus välja tasuta ühistranspordi idee. On see mõte jätkusuutlik? Jah, et ma arvan küll, et see on jätkusuutlik idee, et eks kui me räägime sellest, et ega kohalikud poliitikud, on see IRL-lane, on see sots, siis nemad seda ideed väga toetavad. Et küsimus on pigem Riigikogu liikmetes, et nemad hakkavad juba riigipoliitikat ajama ja võib-olla ei usu nii palju sellesse tegelikusse, mis tegelikult Eesti vajab. Aga kohalikud inimesed kindlasti toetavad seda olenemata sellest, mis parteist nad on. Suur tänu stuudiosse tulemast, Siret Kotka, aitäh teile! Aitäh teile ka! Niisugune sai siis meie tänane saade ja ongi aeg joon alla tõmmata. Mina omalt poolt soovin kena õhtu jätku Tallinna Televisiooni seltsis ja näeme jälle.